Räägin teile natuke taustast, mis seis on Eesti inimestega. Ja Anneli ütles mulle, et teate kõik, mis siin slaidide peal on, et õed kõike seda teavad ja ma usun, et te teate. Ja minu eesmärk on näidata vastavalt teie kõrgele kvalifikatsioonile natukene rohkem süvitsi numbritesse. Eesmärk ei ole numbreid ette lugeda, eesmärk ei ole vaadata täpselt, missugused need numbrid on, vaid vaadata nii-öelda suuremat pilti, vaadata trendijooni. Alustuseks, kui me vaatame oodatavat eluiga ja tervena elada jäänud aastaid, siis ei ole mõtet vaadata keskmist numbrit. Sellepärast, et meil on väga suured piirkondlikud erinevused nii oodatavas elueas kui ka tervena elatud aastates erinevate maakondade lõikes ja meil on väga suured erinevused ka soo lõikes ehk siis meeste ja naiste vahel, mis ei ole kellelegi kahjuks üllatus. Need slaidid hüppavad väga kiiresti. Ja kui me räägime oodatavast elueast, siis pandeemia ajal on siin näha, et on väike jõnk sees, see juhtus ka Euroopa Liidus niimoodi, oli nii meeste kui naiste elueas väike langus, seal on järgmiste piltide peal, näitan kohe, mis need põhjused olid, aga meeste oodatav eluiga vähenes pandeemia aastatel naistest rohkem. Ja siin on näha, miks. Pandeemia ajal mõjutasid eluea langust kõige rohkem koroonaviirus ja alkoholisõltuvad surmad. Tõsi, natukene oli tegemist ka kuuma lainega, mis tõi südame-veresoonkonna haigusi, vereringe haigustesse suremise kasvu ja liigsuremus oli nii-öelda tavalise trendijoonega võrreldes pandeemia aastatel 17%. Aga põhiraskus langes siis lisaks koroonaviirusele ka alkoholisurmadele. Siin on näha see hüpe, kuidas muutus suremus hingamiselundite haigustesse. Siin on siis 100 000 inimese kohta suremuskordaja. Oluline on just vaadata nii-öelda seda joone jõnksu, aga täpselt samamoodi toimus jõnks alkoholi sõltuvas suremuses ja seda eelkõige meeste seas. Küll kahjuks ka naiste seas väikene tõus. Ja kui me räägime alkoholist, siis tuleb vaadata pikka joont. Viimati olid asjad nii hullud Eestis, nagu nad täna on 2008 ja enne. Meil tulid alkoholisurmad kenasti alla ja on viimase 5 aasta jooksul järjest kasvanud ja eelmisel aastal suri otseselt, ja siin on nüüd rõhuasetus sõnal otseselt alkoholi tarvitamisest tingitud haigustesse, mida on 13 diagnoosi, 753 inimest. Siia tuleb juurde lisada kõik uppumised, igasugused perevägivalla järel hukkasaamised, liiklusõnnetused, külmumised, kõik muu tuleb siia juurde. Siin on puhtalt ainult 13 diagnoosi tagajärjel surnud inimeste arv ja see on väga suur arv. Kui me räägime, et liiklusõnnetustes kokku sureb aastas 50 inimest ja teeme sellest Aktuaalses Kaameras pika loo, siis see on see, kus päriselt probleem on. Et jah, liiklusõnnetused muidugi on probleem, aga meil on 753 surma aastas ja see on viimased 5 aastat kasvanud. Ja trendijoon näitab, et meeste surmade arv kasvab 10% aastas, aga paraku kasvab ka naiste surmade arv alkoholi tarvitamise tagajärel. Ja siin väikene meenutus sellest, et alkoholi sõltuv suremus on väga tugevalt seotud haridustaseme ja majanduskeskkonnaga. On näha siis joonte järgi jällegi lihtsalt need trendijooned. Meeste puhul missugune on haridustase ja naiste puhul missugune on haridustase, ehk siis siin on väga selge erisus sees. Nüüd vaadata järgmisi seisundeid, siis ägedasse müokardiinfarkti haigestumine ja suremus siin pildi peal. Surmade arv ei ole muutunud, haigestumine on pisut vähenemas aastate jooksul, aga mitte märkimisväärselt. Vähisuremus pikaajalises languses, siin on jällegi oluline jälgida seda joont, et
langus tuleb väga pikkade aastatega, ehk siis kui me tegeleme hästi ennetustööga, saame inimesed sõeluuringule, sellest räägin ka natuke lähemalt, siis need tulemused ei tule kohe täna või kohe homme. Need tulemused tulevad väga pika aja jooksul, täpselt samamoodi, kui me vaatame suitsetamise trende ja siis võrdleme haiguste suhtes või suremuse suhtes, siis need ajajooned on väga pikad. Ehk siis iga ennetustegevus ei anna meile homme kohe tulemust, vaid me peame vaatama ennetustööd kui pikaajalist investeeringut, aga see investeering tasub ära alati. Lihtsalt see nii-öelda tootlus on kaugemas tulevikus. Ja kui me võrdleme Põhjamaadega, Eestis erinevate vähipaikmete elulemust, siis on näha, et me oleme Põhjamaadega võrreldes päris heas seisus, välja arvatud 2 lõikes. Üks on siis rinnavähi elulemus ja teine on käärsoole nii meeste kui naiste puhul vähi elulemus. Ja need on täpselt need vähid, mille avastamisega, mida ei avastata nii kiiresti kui võiks. Ehk siis see on see, kus sõeluuringutega on väga palju ära teha. Ma näitan seda arenguhüpet ka, aga meil on veel palju tööd teha, et Põhjamaade tasemeni jõuda. Pandeemia ajal oli tagasilangus iseenesest mõistetavalt sõeluuringute osaluses, aga tänaseks me oleme pandeemia eelsele tasemele tagasi jõudnud või kohati isegi kõrgemale ja seda nii meeste kui naiste osas. Väga hea meel on tõdeda, et uued lahendused emakakaelavähi sõeluuringus annavad tulemusi. Me oleme saanud osalusmääras päris hea kasvu ja seda ka tänu kodutestimisele, mis 2 aastat päris ulatuslikus mahus kättesaadav on. See on parandanud nii kättesaadavust ja selle kodutestimise ja emakakaelavähi, laiemalt emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäära tõstmine aitab kaasa sellele, et pikas perspektiivis, kuna see on viirus, mis pika aja jooksul tekitab vähki, siis see on väga lihtsalt ennetatav vähk ja on võimalik parandada olulisel määral ka haigestumise tagajärjel suremust. Et avastatakse varem vähieelsed seisundid. Aga on veel terve hulk plaane, nii et uued sõeluuringud on samuti katsetamisel. 2 aastat on käinud kopsuvähi riskipõhise sõeluuringu teostatavuse ja pilootuuring eelmine aasta väga suures mahus koostöös Tervisekassaga ja on otsustamise koht, kas, millal ja millises mahus saab hakata seda ka rahvastikupõhiselt pakkuma. Seda otsust hetkel veel tehtud ei ole. Eesnärmevähi riskipõhise sõeluuringu teostatavuse uuring on sellel aastal algusjärgus. Me oleme Tervisekassaga need kokkulepped teinud ja esimesed lepingud ka ära sõlminud, nii et saame näha 2025. aasta augustiks, kuidas need pilootuuringud lähevad. Aga kokkuvõttes, kui vaadata erinevaid riskitegureid või nii-öelda elustiilist tulenevaid riskitegureid, siis umbes 40% kõikidest surmadest Eestis on seostatavad muudetava riskikäitumisega. Suur osa on seostatavad toitumisega, suur osa tubakatoodete tarvitamisega, nii siis sigarettide kui e-sigarettidega, alkoholi tarvitamine, vähene kehaline aktiivsus ja siis osaliselt ka natuke keskkonnatervisega seonduvad teemad. Nüüd kui minna alkoholi juurde, mis on väga suur probleem, siis teadlikkus alkoholiga seotud vähiriskidest on madal. Alkoholi tarvitamine on selline, mida peetakse probleemiks siis, kui nähakse inimesi, kes on nii-öelda eluheidikud kusagil poe taga, aga see, kui naised õhtult riikimise laua kõrval või söögi tegemise kõrval joovad regulaarselt klaasi veini või 2, ja teevad seda kas siis ülepäeva või igapäevaselt, selles probleemi ei nähta ja kahjuks ei osata ka seostada alkoholi erinevate vähkide tekkega. Ehk siis kui maksavähist veel ollakse kuulnud, siis soolevähist juba oluliselt vähem, rinnavähki ja alkoholi tarvitamise seost teavad 10% inimestest
ja neelu, suuõõne ja söögitoru vähiga suudavad alkoholi seostada väga vähesed inimesed, ehk siin on suur tükk harimistööd veel teha. Ja loomulikult on alkoholi tarvitamisega seotud ka uskumused, ehk siis neid uskumusi jagab ka tööstus, väga paljud arvavad, et elan nagu tahan, eneseregulatsioon toimib, tarvitan kui soovin, keegi tule mulle midagi ütlema, aga tegelikkuses on näha, et need arvamused erinevad väga olulisel määral inimeste vahel, kes ise tarvitavad ja on liigtarvitajad või need, kes tarvitavad madala riski piirides. Ja siin tegelikult tuleks ka need madala riski piirid panna jutumärkidesse, kuna tänaseks on ühene veendumus, et igasugune kogus alkoholi on tervisele kahjulik, ei ole sellist asja nagu madala riski piirides tarvitamine. Tõsi, seda on väga raske müüa, kui me ühel hetkel peame alkoholitööstuse reklaamidega konkureerima ja ütlema, et teate sõbrad, igasugune kogus alkoholi on teie tervisele kahjulik, et me kaotame sellega osalt ka oma tõsiseltvõetavusest. Ja see on väga suur trikk, kuidas me siis seda sõnumit edasi anname. Aga jah, et siin on ka näha, et inimesed, kes ise on liigtarvitajad, kipuvad olema arvamusega, et kõik surevad millalgi, miks siis mitte elu koos alkoholiga nautida. Ja ka normide olemasolu ühiskonnas, ka meie uuringutest välja tulnud, et pigem pead sa põhjendama, miks sa ei joo alkoholi, kui see, et peaks põhjendama, miks sa seda teed. Ja isegi kui sa ütled, et sa ei joo, siis sa pead sinna tooma juurde põhjuseks. Kõik me oleme neid põhjuseid harjutanud. Nooremad ütlevad, et olen rase või plaanin jääda, kas siis lähitulevikus või järgmine aasta. Ja kõige ohutum viis on alati öelda, et olen autoga, isegi kui ei ole. Et see on lihtne viis kukilt ära saada need, kes tahavad kangesti klaasi täita. Ja keeldumisest hoolimata alkoholi pakutakse, ehk siis siin on tegemist mõõdetud tulemustega. Et mida me siis teeme ühiskonnas nende normidega, samas kui tööstus ütleb, et eneseregulatsioon on see, mis toimib, aktsiisi tõsta ei tohi, kaupluste kellaaegu piirata ei tohi, ka see suund on praegu uuesti päevakorras, reklaamipiirangud võiksid lõdvemad olla ja siis lähed päeval keeglisaali, minuga juhtus see laste üritusele, kus keset päeva on ekraani peal kolm pudelit, millest parempoolne ja vasakpoolne on värvilised limonaadipudelid ja keskel värviline kreibi maitseline õlu 5,4%. Ühtegi silti ega hoiatust juures ei ole ja siis ütleb alkotööstus, et eneseregulatsioon toimib, sellepärast et me oleme vastutustundlikud ja me õpetame inimesi tarbima mõistlikult. Ei vasta tõele. Suitsetamine. Samamoodi vähenev trend, me ei ole seal maal, kus Inglismaal võeti aprillis vastu seadus, et kõik, kellel täitus 15 eluaastat, ei saa aprillist edaspidi mitte kunagi oma elus osta sigarette. Tõsi, seal ei ole see piirang laiendatud e-sigarettidele, ehk ei ole võrdsustatud tavalised sigaretid e-sigarettidele. Ja siin me näeme ka Eestis, et nii mehed kui naised, igapäeva suitsetamine meeste kui naiste seas väheneb, küll aga kasvab e-sigarettide tarvitamine. Ja täpselt samamoodi varieeruvad ka siis tervisekäitumise trendid noorte seas ja ka siin on haridusega oluline seos, ehk siis tubakatoodete tarvitamine õpilaste seas ja see lühikene joon on kutsekooli õpilaste seas, seda me oleme lihtsalt lühemat aega mõõtnud, sellepärast on see joon lühike, näitab, et see on kasvamas ja siin on siis ka e-sigaretid sisse arvestatud, aga samas elu jooksul purju joomine on kahaneva trendiga, ehk siis ühelt poolt kusagilt võidad, teiselt poolt kusagilt kaotad. Suur pandeemia ka rasvunute osakaal suureneb nii täiskasvanute seas kui laste seas ja täna me kahjuks saame öelda, et esimese klassi lastest me mõõdame iga 4 aasta tagant samu lapsi, kes on esimeses klassis, siis mõõdame, kui nad on 4. klassis ja siis, kui nad on 7. klassis ja saame öelda, et rasvumine on kasvav trend ja iga
ja esimese klassi lastest iga 3. poiss, iga 4. tüdruk on ülekaaluline või rasvunud, ehk siis see on probleem, millega tuleb tegeleda. Ja nüüd uuring, mille me tegime väga värskelt, tulemustega tulime välja mõned nädalad tagasi, ehk siis mida läheb maksma või kui palju läheb maksma madal liikumisaktiivsus ja liigne kehakaal, see kulu on väga suur, ehk siis kehaliselt on inaktiivsed umbes 3/4 täiskasvanutest ja me teatud kindlate diagnooside kaupa saame öelda, et inaktiivsus põhjustab umbes 214, mitte umbes, vaid 214 enneaegset surma selle uuringu järgi aastas ja liigne kehakaal, mis on siis umbes 62% täiskasvanud elanikest, põhjustab 643 enneaegset surma. Ehk siis, kui nüüd mõelda paar slaidi tagasi, kus ma näitasin alkoholisurmasid, mis oli 753, kui me liidame siia juurde 214 ja 643, mis on kõik väga konkreetsete diagnooside kaupa võetud, need diagnoosid on kohe järgmise pildi peal kirjas ka, siis me saame öelda, et meil on 1600 sellist surma, mis on otsesemalt või kaudsemalt seotud inaktiivsuse, ülekaalulisuse ja alkoholi tarvitamisega aastas. 1600 igal aastal. Ja sellele lisanduvad, nagu ma enne ütlesin, kõik joobesõnnetused ja üledoosi surmad narkootikumide tarvitamise tagajärjel ja nii edasi, kõik need juhtumid, mis politsei ja Päästeameti vaatevälja satuvad. Ehk siis, kui me COVID ajal harjusime sellega ära, et igal õhtul öeldi Aktuaalses Kaameras, et kahjuks täna suri 2 inimest ja nii edasi, siis me täna piltlikult öelda, et saaksime seda sama joont jätkata igal õhtul Aktuaalses Kaameras öelda, et otseselt ülekaalulisuse või inaktiivsuse või alkoholi tarvitamise tagajärjel suri 3-4 inimest iga päev. See on väga mõtlema panev number, et sisuliselt 1600 inimest söövad, joovad ennast surnuks. Ja ma hüppan siit natukene kiiremini üle, ehk siis siin on need terviseseisundid, mis on loetletud selle uuringu käigus liigse kehakaaluga, mis on liigse kehakaaluga seotud, vähid, südame-veresoonkonna haigused, lihas-luukonna haigused, muud seisundid. Ja samamoodi on ravikulud, ehk siis kui rääkida sellest, et õpetajatel otsitakse luubiga taga 10 miljonit eurot, Tervisekassal on eelarve kriis saabumas, siis meie uuringust tuli välja, et ma hüppan siit mõned pildid edasi. Et inaktiivsusega seotud kulu riigile on suurusjärgus 30 miljonit eurot. Ja kui me liidame siia juurde ülekaalu, siis mingisugustel tingimustel me saame öelda, et inaktiivsus ja ülekaalulisus põhjustavad kulu riigile umbes 200-300 miljonit igal aastal. Ja see on nüüd kulu riigile. Kui me mõtleme kulu ühiskonnale, ehk siis me arvutaks välja inimese eluhinna, kui palju jääb igasuguseid makse laekumata, kui palju ja need kulud kokku panna, siis on see kulu veel oluliselt suurem. Nii et kui küsida, kus kohast leida kokkuhoidu või kust saaks raha juurde, siis on täiesti konkreetne koht, kus see on. Tõsi, see raha ei tule juurde 1 aastaga, aga kui me täna investeeri, siis need kulud riigile jäävad vähemalt samaks või pigem kasvavad. Ja kui me vaatame, kuidas meil kuludega on, siis Eesti tervishoiukulude osa SKT-st on alla Euroopa Liidu keskmise. Siin on keskmine Euroopa Liidu keskmine on märgitud punasega, siin need numbrid ei peagi nii hästi välja paistma. Eesti on siin maas selle helesinise pulgaga märgitud, aga see annab ikkagi hea võrdluse riikide vahel, kus me paikneme. Aga kui nüüd vaadata omaosalust tervishoius, mis on oluline, siis omaosaluse osas tervishoiuteenustest tasumisel Eurostati andmetel on Eestis omaosalus Euroopa Liiduga võrreldes pea 2 korda kõrgem. Ja see on kindlasti teema, mis vajab tähelepanu. Aga nüüd võtan ka kokku oma jutu. Ehk siis
80% ennetustööst toimub väljaspool tervishoidu. Need on tervisepoliitilised otsused, need on igasugused kättesaadavuse piirangud, reklaamipiirangud, tervist toetava keskkonna kujundamine, tervist toetava toidu pakkumine koolides, lasteaedades, siin on väga palju erinevaid tegevusi, mida tehakse KOV-ide tasandil ja nii edasi. Aga 20% sellest toimub ikkagi tervishoiutöötajate vaateväljas. Ja need on siis riskitegurid, millega peab tegelema ja umbes 80% südame-veresoonkonna haigustest, 40% vähkidest on ennetatavad ja need on ennetatavad just tervist toetava eluviisiga, mida tuleb selgitada ja õpetada lastele, noortele alates väga varasest elueast, alates lasteaiast. Meil on ka täna lasteaedades programmid, kus õpetatakse mänguliselt lastele magustatud jookide asemel vee joomist, kui anu on, selleks on täiesti oma meetod, kuidas seda tehakse, õpetatakse liikumist, õpetatakse seda, mis peab taldrikul olema ja me pigem täna näeme, et laste kaudu me õpetame ka vanemaid, mitte vastupidi. Ja mul on suur rõõm, et need programmid ka Tervisekassaga kokkuleppel oleme rääkinud, et jätkuvad siis, kui need välisrahastusest, mida me täna kasutame nende programmide jaoks, välisrahastusest lõppevad. Aga nii, nüüd tuli see pilt tagasi. Meil on täna slaididega niisugune tore lugu, et siin keerame need edasi-tagasi, aga las see pilt jääda. Kui nüüd mõelda ja küsida, et mis siis õdede roll on, siis õdedel on väga suur roll selles, et toetada inimeste tervislike valikute tegemist. Ühelt poolt patsientide hindamine, jälgimine, tervisealane nõustamine. Ma saan täiesti aru, et on väga palju muid olulisi tegevusi, aga teil on inimestega nii palju kontakte, kus leida neid hetki äratundmisi, kus anda nõu selleks, et pikas vaates haigusi ennetada, märgata, varajaselt haigusi avastada, suunata sõeluuringutele. Meil on endiselt sõeluuringutel käimine väga madal, et mitte mingit põhjust ei ole, et näiteks emakakaelavähi sõeluuringul käib, tõsi küll üha rohkem, aga ainult 64% naistest. Kus ülejäänud on? Miks nad ei käi? Ja patsientide harimine, motiveerimine on väga oluline. Tervisealase kirjaoskuse kasvatamine on see, kuhu me kõik saame panustada ja teie roll on siin äärmiselt oluline. Terved inimesed on Eesti riigi vundament ja sellel vundamendil peavad kõik inimesed saama seista. Kõigil peavad olema võrdsed võimalused sellel vundamendil seista ja nii me tagame oma riigi kestlikkuse, nii me tagame selle, et majandus kasvab ja nii me tagame ka selle, et meil on omas riigis olemas terved inimesed, kes meid kaitsta suudavad vajadusel. Nii et hoiame seda meeles, see on väga tähtis ülesanne. Ja aitäh teile kõigile ja soovin jõudu!